Kas sul seisab ees koloskoopia ehk jämesoole vaatlusuuring? Sellest videost saad usaldusväärsed juhised, kuidas end sooleuuringuks ette valmistada. 7 päeva enne uuringut tuleb eemaldada menüüst kiudainerikkad toidud, sest need jäävad kauemaks soolde. Segavad uuringul limaskesta vaatlust ning seetõttu võib tõsine haigus jääda avastamata. Ka lahtisti ei suuda efektiivselt töötada ja soolt kiudainetest piisavalt puhtaks teha. Muidu on kiudainet tervisliku toitumise alus, aga enne koloskoopiat tuleb need menüüst välja lülitada. Vältida tuleb järgmisi kiudainerikkaid toite, juur- ja puuviljad, köögiviljad, näiteks tomat, kapsas ja kurk, marjad, samuti kuivatatud ja konserveeritud marjad, müsli, seened, seemneleib ja sepik, täisterapudrud ja supid. Lubatud on järgmised toidud: kala, nii linnu kui loomaliha tooted, kõik piimatooted, sealhulgas marjadeta jogurt, rosinateta kohupiim, köögiviljadeta kodujuust, munad, kõik nisujahust tooted, näiteks saiad, saiakesed, vahvlid, küpsised ja makaronid, ilma köögiviljadeta puljong, tarretis, mahlajäätis, lisanditeta jäätis, kummi- ja klaaskommid ja šokolaad ilma pähklite ja rosinateta. Lisaks tuleb nädala jooksul tavalisest rohkem vedelikku tarbida. Kirjeldatud dieet võib põhjustada kõhukinnisust. Selle leevendamiseks või ärahoidmiseks soovitame kasutada makrokooli või laktuloosi sisaldavad lahtisteid, mis on saadaval apteegis käsimüügi osakonnas. Ka teatud ravimid võivad põhjustada kõhukinnisust. Lisainfot küsi julgelt uuringule suunanud arstilt. Päev enne uuringut. Läbipaistev vedel dieet. Ära söö tahket toitu. Hommikul võib juua selget puljongit ja päeva jooksul vett, teed, kohvi, õunamahla ning spordijooke. Soovitame tarbida päev enne uuringut ja lahtisti joomist liiter kuni 1,5 liitrit vedelikku. Soole puhastus lahtistiga. Soole ettevalmistus lahtistiga algab päev enne uuringut. See põhjustab vesist kõhulahtisust, mis puhastab soolestikku. Soovitame ettevalmistuse ajal viibida tualeti läheduses. Lahtisti toime mõjub erineva kiirusega. Oluline. Hommikuse uuringu korral joo lahtisti eelmisel õhtul, lõunase või õhtuse uuringu korral joo pool kogust eelmisel õhtul ja teine pool uuringupäeva hommikul. Ideaalse ettevalmistuse korral lõpeb lahtisti joomine 4 tundi enne uuringu algust. Kui uuring toimub narkoosis, siis tuleb kogu lahtisti juua eelneval õhtul. Vedeliku joomine enne narkoosi võib põhjustada aspiratsiooni riski, võõrkeha sattumist hingamisteesse ja võib olla eluohtlik. Palun järgi seda juhist. Kui kasutad igapäevaselt ravimeid, aruta nende võtmine uuringule suunanud arstiga läbi. Lahtisti maitse võib olla ebameeldiv. Soovitame lahust hoida külmkapis või lisada jääkuubikuid. Lahtisti maitse parandamiseks võib lisada seemneteta laimi või sidrunimahla. Lahtisti joomiseks võid kasutada kõrt, vähem ebameeldivat maitset või kaanega topsi või pudelit, vähem ebameeldivat lõhna. Sagedane tualetiskäik võib muuta pärakupiirkonna hellaks. Probleemi leevendamiseks kasutage niiskeid salvrätikuid, pehmendavaid salve, määrige piirkonda kreemiga või peske veega. Kvaliteetne soole ettevalmistus on väga oluline ja sellest sõltub uuringu kvaliteet. Mitte kvaliteetse soole ettevalmistuse korral võib olla vajalik kordusuuring. Kui tarvitad igapäevaselt ravimeid, otsustab nende manustamise jätkamise või katkestamise uuringule suunav arst, kes on teadlik sinu tervislikust seisundist. Aruta seda oma suunava arstiga. Kindlasti lõpeta suukaudsete rauapreparaatide kasutamine nädal enne uuringut, sest raud värvib soolesisu mustjaks. Kvaliteetse uuringu aluseks on kiudainevaese dieedi jälgimine, lahtisti joomine vastavalt juhistele. Nõuetekohase ettevalmistusega tagad täpse ja usaldusväärse tulemuse.